Täna tahan meenutada oma ammu lahkunud sõpra Pat Pattersonit. See on lugu sõjast, bordellidest, patriotismist, pornograafiast, kasumist ja muidugi poliitikast. Hongkongis mina töötasin koos Hiina rahvusvabastusarmeega, et reklaamida nende esimest rahvusvahelist kaitsenäitust Pekingis. Oluline oli, et Euroopa ja Ameerika Ühendriikide esindajad näitaksid Hiinas oma sõjatehnoloogiat. Kuna olin sel ajal ajakirja China Techi väljaandja, oli loomulik, et esindasin neid. China Techil oli tellijate nimekiri, nii et mul oli ligipääs lääne ettevõtetele, keda huvitas Hiina kaitsetehnoloogia. Kuid olid palju kogenumaid mehi, kellel oli tunduvalt rohkem turunduskogemust kui minul. Ja üks neist oli umbes 80-aastane mees, kes elas Hongkongis. See oligi Pat Patterson, kes esindas nii Lockheed Martinit kui ka Boeingut F-22 Raptor hävituslennuki reklaamimisel. Minu arvates on see lennuk endiselt kõige võimekam sõjalennuk, mis on kunagi ehitatud. No, aga soovides, et nii Lockheed Martin kui ka Boeing osaleksid Pekingi kaitsenäitusel, sõitsin lugematut kordi Hongkongi kõisraudteega Kesk Garden Roadi terminalist Mäkke üles Barker Roadi jaamale ja sealt kõndisin Pattersoni korterisse. Tol ajal elas ta koos atraktiivse 20. eluaastates naisega, kes hiljem saigi tema naiseks, Tün Sao Waaga. Samal ajal, kui tema tüdruksõber suupisteid valmistas, rääkis Patterson lugusid oma seiklustest ja F-22 või F-22 Raptorist ja mina veensin teda, et Lockheed Martin ja Boeing osaleksid minu näitusel. Patterson oli ebatavaliselt kvalifitseeritud esindama USA sõjalennukeid. Kuigi ta sündis Kanadas kolista 20. eluaastates Ameerika Ühendriikidesse ja seal ta õppis lendama Wright Pusheriga 1914. aastal. See on 11 aastat pärast seda, kui Orville ja Wilbur Wright sooritasid esimest edukat lendu. Ta katkestas õpingud Massachusettsi tehnoloogia instituudis, läks siis Inglismaale ja liitus esimeses maailmasõjas Royal Flying Corpsega, nähes tegevust Itaalias ja Põhja-Aafrikas kuni 1918. aastal ta erru saadeti. Järgmised 3 aastat Patterson oli barnstormer. The military had a surplus of Curtiss JN-4s, or Jennies, and Standard airplanes. The government just sold them to get rid of them, and they sold them really cheap. You could buy a Curtiss Jenny or a Standard for $200, which probably cost $5,000 for the government to build. The original barnstorming pilots were guys that returned from the war or were trained to fly in World War I. And after the war, there was no use for pilots, and they actually didn't have jobs, so they wanted to fly more. So they created this whole industry for themselves. They picked these up and started flying, and it gave them the freedom of working for themselves and flying around the country giving rides. Barnstormingut võiks eesti keelde tõlkida kui demonstratsioonilennud või lendav tsirkus. See oli populaarne lennundusnähtus 1920. ja 30. aastatel, kus piloodid sooritasid publikule erinevaid lennutrikke ja õhuakrobaatikat väikestes kohtades üle Ameerika. Piloodid esinesid tihti kas üksi või väikestes rühmades, maandudes kohalikus lennuväljadel või isegi põldudel, pakkudes nii meelelahutust kui ka lühikesi lennusõite huvilistele. Barnstorming oli samuti võimalus reklaamida lennundust ja lennukiäri ajal, mil lennukid alles hakkasid koguma populaarsust. Samal ajal Patterson smugeldas viskit Kanadas Chicagosse
ja müüs Jennys lennukid. See oli JN4D lennukid. Ja Cloud Ryani ja Bill Waterhouse'iga arendasid nad Cruise Airi monoplaani. Kui nad jäid rahast ilma, müüsid nad oma plaanid Ryan Aeronauticile ja need plaanid said aluseks Spirit of St. Louis'ile. See lennuk, millega Charles Lindbergh tegi 1927. aastal esimese soololennu üle Atlanti ookeani. 1921. aastal asus Patterson elama Los Angelesse ja avas lennukooli, kus ta õpetas William Randolph Hearsti lendama. Hearst oli Ameerika ajalehe kirjastaja ja poliitik, kes arendas välja riigi suurima ajaleheketi ja meediaettevõtte Hearst Communications. Patterson õpetas ka Freddie Wongi, kes hiljem juhtis Hiinas Kantonis asuvat õhujõude. Ja üks olulisemaid õpilasi oli Howard Hughes, Ameerika lennundusinsener, ärimagnaat, filmiprodutsent, investor, filantroop ja playboy, seotud paljude Hollywoodi staaridega, kes oli tol ajal üks rikkamaid ja mõjukamaid inimesi maailmas. Lisaks oma lennukoolile asutasid Patterson ja mõned sõbrad Los Angeleses ettevõtte Pacific Air Motive, mis oli esimene suures mahus lennuki osade tootmise ja remondiga tegelev ettevõte. Lennuki disaineri, ärimehe ja ettevõtjana oli Patterson kogenud juba palju varandust ja ta oli päris rikas. Kuid 1929. aastal oli börsikrahh ja suur depressioon ja ta kaotas kõik. Kuuldes, et kindral Chiang Kai-shek plaanib Hiinas avada lennufirma, suundus Patterson Shanghaisse, samal ajal kui maksuametnikud teda otsisid. Shanghai sai temast kindral Chiang Kai-sheki sõber ja teda peeti teiseks erapiloodiks, kes Hiinas litsentsi sai. 31. oktoobril 1937. aastal tähistas ta kindral Chiangi 50 sünnipäeva, kui ta kirjutas Hiina taevas pikaealisuse sümboli Hiina graafikuga. Üle miili lai tervitus peatas liikluse igal pool, kus see oli nähtaval. Ja need olid lood, mida mina kuulsin tema Hong Kong korteris, kui palusin Pattersonilt abi ja tuge, et saada lääne sõjaväefirmasid osalema Pekingi sõjandusnäitusel. See Pattersoni korter oli täis mälestusesemeid, mis viisid kergesti sõjalugudeni kuulsatest isikustest. Tal oli raamaturriiulil inimkolju, mis väidetavalt kuulus esimesele Hiina sõjaväepiloodile, keda ta õpetas lendama. Seal oli medalid ja fotod lääne kindralitest ja Hiina sõjapealikutest. Ta tundis Claire Lee Chenaulti, see piloot, kes moodustas Ameerika vabatahtlike rühma nimega Flying Tigers ja hoidis Burma tee Yunani Burmasse lahti jaapanlaste rünnakute kiuste. Seal oli ka vana 16 millimeetrine filmiprojektor ja terve riiul filmikarpe. Nagu Patterson selgitas, olid need tema kõige olulisemad turundusvahendid lennukite müümisel Hiina kindralitele. Pidage meeles, Patterson õpetas Howard Hughesi lendama. Sel ajal oli Hughes Hollywoodi filmiprodutsent ja sai rahuldada oma isu noorte seksikate staaride järele. Patterson kirjutas oma endisele õpilasele ja palus Hughesil saata talle seksifilme, mida nad koos olid nautinud Hollywoodis. Hughes vastas aurikuga, mis oli täis noori seksikaid Hollywoodi staare sisaldavat pornograafiat. Nädalavahetustel korraldas Patterson oma Shanghai kodus filmifestivalid Hiina kindralitele, kes võisid mõjutada lennukite ostuotsuseid.
Mind muljetas Pattersoni leidlikkus. Nägin ainult ühte tema filmide katkendit, kuid tundsin kohe ära Jane Russelli, Katharine Hepburni ja Gina Lollobrigida. Kuni hiljuti ei kahelnud ma kunagi Pattersoni filmiarhiivi autentsuses, sest Hollywood pole kunagi olnud kuulus pereväärtuste poolest. MGM-i stuudiojuht Louis B. Mayer lõi stuudio tagahoovi bordelli, kus meesnäitlejad said lõõgastuda ja oma aega ning raha kulutada. Sealt töötasid kurtisaanid, kes olid tolleaegsete kuulsate näitlejannade teisikud. On võimalik, et mõned neist dublantidest töötasid ka seksfilmides ja mõned neist filmidest jõudsid ka Pat Pattersoni raamatukokku üle Vaikse ookeani. Plagiaat pornograafias on olnud igavene. Mõned teist võivad mäletada raamatut Naise naudingute memuaarid, tuntud kui Fanny Hill, erootilisest romaani, mille kirjutas inglise kirjanik John Cleland 1748. aastal. Fanny Hilli tehti populaarseks filmides 1964. aastal ja 1983. aastal ning ka telesarjane. Fanny Hill põhines tõesti sündinud Londoni kurtisaanil Fanny Murrayl. Tüdruk oli nii kuulus, et palkas endale teisikud, et saaks rohkem kliente vastu võtta ja rahuldada. Minu meenetuse mõte on rõhutada, kuidas organisatsioonilised tõhusused arenevad, kui organisatsiooni eesmärgid ühtivad üksikisikute eesmärkidega. Pikaajaline kogemus erinevatel organisatsioonidel, erinevates riikides ja sageli väga ainulaadsetes kultuurides on näidanud ühist teemat. Organisatsioon, mis ühtlustab oma eesmärgid kodanike eesmärkidega, loob hämmastava sünergia. Isegi valitsusametnikud tunnistavad seda sünergiat. USA Kongress tegi seadusega Pat Pattersoni Ameerika kodanikuks tema teenete tõttu USA lennundusele ja tema mõjule USA tehnoloogia propageerimisel Aasias. Kodanikud mõjutavad välispoliitikat, rahvusvahelist kaubandust ja kultuurisuhteid tunduvalt tõhusamalt kui kallid saatkonnad, silmapaistvad diplomaadid ja konsulaartöötajad. Pat Patterson, nagu paljud teised Ameerika ärimehed ja müügimehed, avaldas Aasia poliitikale ja inimestele palju suuremat mõju kui USA saatkondade ja töötajate raha ja ressursid. Võin tuua palju näiteid kodanikudiplomaatiast, kuid kõige südamlikumalt meenutan just Pat Pattersonit ja tema kaitsekõnesid USA lennukitootjate ja USA poliitika eest. Sellega seoses toob kõik, mida valitsus saab teha oma äriringkondade, riikliku eksportide ja kaubanduse toetamiseks. See toob kasumit, mis ületab ootusi. Valitsus, mis aga lämmatab oma ettevõtteid maksude ja regulatsioonidega, vähendab oma kodanikudiplomaatide entusiasmi oma riigi ja toodete propageerimisel. Lisaks ei ole ärimeestel maksude ja regulatsioonide tõttu vahendeid oma riigi eest seismiseks. Ma räägin seda lugu, et meelde tuletada, et oli aeg, mil riigi silmapaistvus ei tulenenud mitte ainult tehnoloogiliselt võimekusest, vaid väsimatudest kasumit taotlevatest kapitalistlikest ärimeestest. Mehed, kes võisid olla teise riigi kodanikud, kuid propageerisid oma vastuvõtja maa väärtusi, ressursse ja tooteid. Ärimeeste korpus võib oma riigile teha palju suuremat teenust kui kõik suursaadiku kokku.